Hei ja ilusat kevadet ja päikeselisi ilmasid, nii vist öeldakse. Teeme siis sünnituse vlogile väikse sellise jätkuvlogi ja ärme seda lihtsalt siis seo nende küsimustele vastamisega, mida te mult küsisite, vaid ma põimin siia vlogi sisse küsimuste vahele ka väikest sellist hauli moodi asja. Nimelt, ma olen viimasel ajal väga palju asju tellinud Vintedist ja see on minu jaoks täielik uus avastus. Nii et ma tahan näidata sulle mingisuguseid asju, mida ma siiamaani olen tellinud, mida ma olen kätte saanud, milles ma pole pidanud pettuma. Ehk võib-olla sa saad siit ka indu juurde rohkem järelturult asjade ostmisele. Jah, kuigi ma olen päris paljud asjad ostnud, enamus tegelikult, paar asja ma olen Tannile ka ostnud, Byronile, siis tegelikult on seal väga palju ilusaid naiste asju, mida tasub vaatama minna, aga ma lihtsalt, mul ei ole praegu väga palju riideid vaja endale soetada kokku, sest ma ei käi väga palju nagu ülipaljudes kohtades hetkel, on ju. Aga Tanile ma olen vaadanud sealt riideid, sest et tema ikkagi käib tööl ja tal on nagu riideid vaja, ilmselgelt. Ja ilmselgelt Byronile, sest et ta kasvab, on ju. Aga long story short, te küsisite minult juba eelmise vlogi raames küsimusi seoses emaduse, sünnituse või millega iganes. Ja ma lasin veel küsida lisaküsimusi. Ehk siis ma vastan nendele ka. Aga alustame kõigepealt nendest küsimustest, mis ma sain esimesel korral küsides. Ja ma hakkan täitsa niimoodi sujuvalt minema. Täpselt need küsimused, mis mul kohe ette jäävad, et ma võtan küsimused, mida mitu, ma nendest hüppan üle, sest et päris palju oli küsimusi ka näiteks keisri osas ja sellest ma päris palju rääkisin oma sünnitusvlogis ka. Nii et mine vaata see ka üle, kui sa pole seda siiamaani näinud. Aga ma lihtsalt vaatan siit küsimusi, mul on siia ka kirja pandud. Kas sul oli eraämmakas, miks otsustasid võtta või mitte võtta? Ei, meil polnud eraämmakat. Ja tegelikult on niimoodi, et absoluutselt kõik need inimesed, mu tuttavad või sõbrannad, kellel on olnud eraämmakas, kõik kiitsid ja ütlesid, et kindlasti võta. Ja me kogu aeg mõtlesime, et ja me võtame. Aga kokkuvõttes oli niimoodi, et siis, kui minu enda ämmakas Confidos küsis, et et kas te olete mõelnud võtta, et nüüd võiks nagu välja vaadata, on ju, või ära otsustada, on ju, siis nagu korra mõtlesime, et tegelikult see oli niimoodi, et mina küsisin Tanni käest, et mis sina arvad, ja ta ütles tegelikult, et see on nagu ikkagi naise otsustada, mis on fair, on ju. Ja me ei võtnud kokkuvõttes, sest et minu seisukoht oli selline, et ma usaldan ennast, ma usaldan Tanni, Tann tuleb minuga sünnitusele kaasa. Jah, mul oli lõpuks keisrilõige või keiser. Ja selle eraämmakal poleks niikuinii olnud seal mitte midagi teha, aga me esialgselt valmistusime ikkagi loomulikuks sünnituseks. Ja ma otsustasin, et aga ma ju usaldan ennast, Tanni, Eesti meditsiini, ma pole siiamaani pidanud kordagi Eesti meditsiinis pettuma, seega ma arvan, et ma saan hakkama. Miljonid naised enne mind on sünnitanud ilma eraämmakata ja miljonid sünnitavad peale mind ilma. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et tõesti, kui ma saan nüüd nii kohutava kogemuse, siis küll ma teise lapsega saan või teise, mis iganes mitmenda lapsega. Me otsustame siin lapsi elus teha, ma ei tea mitu. Siis küll ma kõigi nendestega saan seda nii-öelda võtta, on ju. Ehk siis jah, aga ma arvan, et soe soovitus, kui sa oled otsustanud, et sa tahad võtta, sa tunned, et see teeb sind sünnituses kindlamaks, sa tunned, et sa oled paremates kätes, võta. Kui sa tunned, et sa saad hakkama ja sa võib-olla väga ei hooli ja sa ei ole nagu võib-olla ülemäära sabinas selle sünnituse pärast, mis ei ole kuidagi vale, kui sa oled või ei ole sabinas, sest ikkagi sünnitus on suur asi, siis ära võta. Ehk siis ma arvan, et see ei ole kuidagi asi, mille osas küsida kellegi teise arvamust, vaid pigem, kui sa tahad, võta, kui sa tahad, ära võta. Et ilusaid sünnituslugusid on eraämmakaga ja ka eraämmakata, ehk siis see on iga naise enda otsustada. Nii, siis oli küsimus, et miks ja kuidas tuli keisri otsus ja milline nägi välja taastumisperiood. Ja kui ma ütlesin keisrist, ma hästi pikalt rääkisin oma eelmises vlogis, aga taastumisperiood oli minul väga raske, nagu väga-väga raske. Opijärgsel hommikul, kui mind voodis püsti kamandati ja ma pidin 4 sammu tegema oma opivoodist palativoodisse, siis mõtlesin, et ma vist kukun kohe kokku esimese sammu peale, sest et ma ei suutnud isegi
külje peale keerata, rääkimata istukile tõusmisest, rääkimata sammudest ja ma olin ainult väga kägaras ja toetusin nagu 100% põhimõtteliselt Anni peale. Ja ma võtsin ikkagi valuvaigisteid 10 päeva või 2 nädalat, alguses siis iga 6 tunni tagant, pärast iga 8 tunni tagant. Ja ikkagi selles mõttes, et see valu ei kadunud ära, ta lihtsalt oli talutavam. Ja mina ütlesin seal haiglas ka kohe, et selles mõttes mitte keegi ei tõstnud mind haigest välja. Ei öeldud, et nii, 3. päev, hakka palun ära minema, vaid ma ütlesin ise, et kui võimalik, mina tahan 4 päeva sees olla, ma lihtsalt pole võimeline varem püsti tõusma. Ja mina hoidsin oma last niimoodi nagu süles esimest korda. Ma arvan, oligi 4. päev, kui me hakkasime koju minema. Sest ma lihtsalt polnud varem võimeline. Kõik, mis ma tegin, oli kõndsin, tõusin oma haiglavoodist, koperdasin umbes 10 minutit või 15 minutit tibusammudel, valust pilt, must silme ees, vetsu ja tagasi ja rohkem ma ei liikunudki. Nad paaril korral sinna väikse laua taha istuma ja sööma selles mõttes, aga üldjuhul ma olin ikkagi terve päev pikali. Ma arvan, et sihuke 7. päev äkki ma tegin esimesed paar sammu meil õues terrassi peal. Tegelikult ikkagi last kodus, me tulime 4. päeval koju, onju. Last kodus hoidis enamasti Tann, mina istusin lihtsalt söögitooli peal siinsamas augus. Laps oli siin, ma lihtsalt võtsin teda sülle, imetasin, panin tagasi ja ta magas siin. Mina ei käinud, meil mähkimislaud on üleval, mina ei käinud temaga üleval kordagi mähkmeid vahetamas, sest et ma lihtsalt polnud võimeline isegi väga liigutama, et kuidas me siis selle lapsega oleks pidanud. Aga ma ei taha kedagi ära hirmutada. Mu sõbranna sünnitas just 1,5 kuud tagasi või tal oli ka 1,5 kuud tagasi keiser. Ja ta oli järgmisel päeval hops püsti, siia-tänna pesema, polnud lapsega, toimetas ringi nagu null mingisugust mingit pikemat valu või midagi, nii et see on väga-väga individuaalne. Kui pikk sünnituse kestvusaeg õnnitluspaberil kirja läks, ma vaatasin ja meil ei olegi seal sünnituse mingit kestvusaega. Ütleme, et võib-olla seda võib lugeda siis alates kella 10, kui ma läksin opisaali, kui siis 22-21 Byroni sünniajaks loetakse, et võib-olla siis seda, aga seal õnnitluspaberi peal ei olnud mitte midagi kirjas. Mis on sinu jaoks emaduse juures kõige keerulisem, raskem? Ma arvaks, et enda aja võtmine, enda aja küsimine, sest et ma olen üldjuhul väga selline inimene, et kui mul tekib oma aeg, siis oma aeg, ma arvan, et see on kõikidel emadel niimoodi, siis oma aeg tähendab seda, et kui mees tuleb koju, istub lapsega, siis ma kas koristan, pesen pesu, ma ei tea, toimetan mis iganes muude koduasjadega, siis ma olen üldiselt selline inimene, et kui on vaba hetk, siis ma vaatan vahepeal, Byron magab siin akna taga õues. Siis ma pigem esimesena küsin, et kas Tannil on vaja midagi teha, on see siis tööasi, on see kodus mingi toimetus, on tal vaja kuskil käia ja siis järjekorras seal suht-koht viimane olen ma ise siis. Aga kuskil need küsimused tulevad hiljem ka, ma nägin, et räägin natuke, et kuidas ma enda aega võtan, aga ma arvan jah, see enda aja võtmine, enda mitte ärakaotamine, et see on nagu kõige suurem asi ja ma arvan, et see on ka üks nendest võtmeteguritest, kuidas seda beebiaega ja kodusolekut võib-olla nagu kõige kergemalt ja lihtsamalt üle elada, sest et kui sa ikkagi esmaspäevast pühapäevani 24 tundi päevas oled nagu põhimõtteliselt siin kodus, elad seda oma beebimulli elu, siis sa võid ennast päris kergesti ära kaotada ja siis hakkab see vaimselt päris nagu rusuma. Siis kas Byron magab terve öö või ärkab söömiseks? Kuidas 5. kuuni ööuni oli? Byron esimest korda magas terve öö ilma söömata 8,5 kuuselt. Siis oli paar päeva enne seda ja paar päeva pärast seda, kus ta ärkas selline 1-2 korda söömiseks. Ta ei ärka, vaid ta lihtsalt niheleb. Ma toidan teda ja ta magab edasi selles mõttes kuni järgmise korrani ja siis hommikuni. Aga nüüd viimasel ajal on meil siis, kuna temal tulevad hambad suht hilja, need on minu sõbrannadel ümberringi, nende lastel tulevad hambad hakkasid tulema 6 kuu paiku, temal nüüd esimene tuli 9 kuud ja 7 päeva, siis me oleme nende hammastega nüüd suht nagu kimpus ja nüüd ta jäi haigeks ka, tal on mingit sorti kõhuviirus, ehk siis ta nüüd ärkab rohkem, aga meil ei ole kunagi seda olnud, et ma istuksin temaga 1-2-3 tundi öösel üleval, sest et tal lihtsalt läheb uni ära, üldjuhul meil sellist asja ikkagi ei ole, see on väga-väga harv. Ja praegu ta, ütleme, et nüüd, kui ta haige ka on, no ikka selline võib-olla 3-4 korda öösel ikka niheleb, kas otsib lutti, otsib mind, tahab süüa, et nüüd on nagu harvem, aga eks selle nagu põhjustatud sellest ka, et ta ei söö hetkel lisatoitu kohe üldse. Kas see on normaalne või mitte, ma jään vastuse võlgu. Ilmselt on normaalne, sest et ma tean veel inimesi, kellel niimoodi on või kellel on oma lastega niimoodi.
ehk siis jah, et kui ta sööks päeval piisava koguse piima, nagu piima ta joob praegu ilusti, aga ta sööks ka lisatoitu piisavalt juurde, siis tal öösel tegelikult poleks vaja piima nagu lisaks juua ja siis ta ei ärkaks ka. Aga kuna ta hetkel lisatoitu ei söö, siis ta ärkab, niheleb öösel rohkem, et tal on ikkagi ju vaja oma päevane kaloras täis süüa. Seda enam, et ta on praegu veel väga liikuv ka. Ja kuidas 5. kuuni ööuni oli? Väga raske, väga raske ja mitte üldse jälle ehmatamiseks või hirmutamiseks, sest et kõik lapsed on erinevad, ma tean lapsi, kes algusest peale magavad nagu sünnist saadik magavad nagu ideaalselt. Aga ma võin panna siia mõned pildid, mida mu kell on, ma magasin mingi ajani äkki 8. kuuni, Byroni nagu 8. kuuni. Magasin kellaga öösiti ja ta track'is kõiki mu nihelemisi ja ärkamisi ja kui ma vaatasin neid graafikuid, siis see oli väga kirju. Ja 4,5–5 kuu paiku, ma arvan, oligi kõige hullem see magamatus. Aga ma arvan, et eks ma sellest beebiunest võin teha mingi aeg pikema vlogi lihtsalt, sest sellest mul on nagu väga palju rääkida. Ma ei ole väga paljusid asju ikka veel kogenud, mis on nagu normaalne, aga see, mis ma olen kogenud, mul on sellest palju rääkida. Mis siis veel on? Kuidas esimesed kuud beebiga olid? Kas harjusite kiirelt uue elutempoga või mõjutas suhet? Esimesed kuud on ikkagi sisseelamine uude ellu, ma ütleks, et haiglas olles ei panegi võib-olla nii tähele seda elumuutust, aga kui sa tuled koju ja su elu on nagu 180 kraadi sellest, mis ta ennem oli, siis sellega on vaja aega, et harjuda ja see võtab aega, eriti veel, kui sa oled esmarase või esmakordselt ema, siis sa ei tea, mis nagu kõik nagu ees ootab. Ja ma arvan küll, et esimesed kuud olid keerulised just selle poole pealt, et väike inimene vajab ikkagi väga palju hoolt, armastust, tegelemist oma murede ja rõõmudega selles mõttes. Ja ei ole enam seda, et ma ütlen Tanile, et lähme kell 9 voodisse ja vaatame telekast mingit filmi või sarjakest, et ma ei tea, ikka tegeled lapsega või paned teda magama ja alguses nad ei oska magama jääda ja siis võtab see magamapanek palju aega ja siis, kui sa lapse magama saad ühel hetkel, siis tahad võib-olla köögis koristada või kodus mis iganes asju ära panna või midagi oma asja teha. Raske oli ja ma arvan, et alguses ma nutsin ka. See on mu aus ülestunnistus, ma nutsin ka, aga ma nutsin nagu, võib-olla need hormoonid olid minu sees nagu nii kõrged, ehk siis iga kord, kui Tann mind vaatas ja kui ta ütles, et ta armastab mind, siis mul lihtsalt pisarad jooksid. Ma lihtsalt kohe oli ekraan valla, ma ei suutnud üldse talle otsa vaadata, aga see oli selline positiivne nutt nagu või et ma sain aru, kui väga ma teda hindan nagu mehena, isana, ta oli algusest peale nagu nii palju toeks, et seda enam, et mul oli keiser, ma vajasingi väga palju tuge. Kuna mu taastumine oli ka väga raske, siis jah, aga kiirelt elutempoga ei harjunud, ma arvan, et ikka sihuke kuu oli kindlalt sisseelamiseks, siis oli küsimus, et kas mõjutas suhet. Võib-olla see on sihuke unpopular opinion laste saamise osas ja esimesel eluaastal, mis pidid olema kõige raskemad paarisuhte jaoks, aga me Tanniga just ükspäev rääkisime, et meie oleme kindlalt see grupp neid inimesi, kelle suhe on peale lapse saamist läinud palju lähedasemaks, tugevamaks, ühtsemaks, me töötame rohkem nagu meeskond. Jumal tänatud, aga ma arvan, et selles mõttes see ei ole tulnud kunagi iseenesest. Et see on minu teadlik, ma arvan, otsus olnud, et minu mees on minu jaoks sama oluline kui minu laps. Et ei ole niimoodi, et laps sünnib ja ma olen 24/7 ainult nagu lapse jaoks ja mees tehku, mis tahab, olgu, kus ta tahab, lihtsalt peaasi, et lapsega tegeleb, on ju, vaid ma olen proovinud alati võimalikult palju aega leida ka tema jaoks. Vahet ei ole, olgu see siis lihtsalt 5 minutit õhtul enne magama jäämist mingi omavahel jutustamine või lihtsalt õhtul pool tundi enne voodisse minekut, ma ei tea, koos teleka vaatamine või vahet ei ole, siis hommiku kohvi kõrvale mingite muljete jagamine, või üksteise tegude märkamine või kuidagi selline, et isegi kui meil pole olnud võimalus võtta neid hetki, et koos midagi teha, siis me oleme proovinud võtta sellest alati maksimumi, ma ei tea, räägime võimalikult palju, toimetame nagu meeskonnana, mitte nagu mina ja tema eraldi, on ju, et ma arvan, et see ongi lihtsalt üks suur töö ja võib-olla kuidagi hästi kindel teadvustamine ka, et sa tahad seda paarisuhet hoida täpselt võimalikult samamoodi, nagu ta ennem oli ja siis sa nagu teed igapäevaselt, ma arvan, selliseid õigeid samme selle suunas, et see suhe oleks sama hea või veel parem. Ma vahepeal joon vett ka, sest ma alati vlogi tegemise ajal joon kohvi ja siis
läheb mul meelest ära vee joomine, see tuleb mul õhtul kell 8 meelde, siis ma hakkan meeletult endale vett sisse kugistama, mis ei ole väga mõistlik. Nii et daily reminder, palun jooge vett ja mina tegin endaga sellise kokkuleppe. Ma joon 3 tassi kohvi päevas, 3 poolikut tassi ehk siis sihuke 1,5 tassi päevas. Kui ma joon hommikul tassi kohvi ära, siis ma enne ei tohi teist kohvi võtta, kui ma olen ühe selle, kuidas mu isa ütleb, tulekustutitäie vett ära joonud ja siis ma võin alles teise kohvi võtta, nii et nii siit sektsioonist ja sellelt lehelt, kus mul need küsimused on. Viimane on see, et suurim vale, mida enne kuulsid nii-öelda sinu kogemuse põhjal siis. Kui me räägime sünnitusest, siis ma arvan see, et haiglatoit on kohutav. Pelgus oli nagu väga hea toit. Ma olin valmistunud selleks, et ma pean haiglasse toitu voltima, aga ma ei pidanud. Ja ma sõin hea meelega toitu, mis seal on, ja Tann sõi seda toitu hea meelega, mis seal oli. Ja et personal ei ole nagu meeldiv või on ebakompetentne, ma ei tea, Pelgulinnas oli nagu Pelgulinnas sünnitusmajas, siis olgem korrektsed. Ma arvan, parim personal, keda ma üldse oskasin soovida. See ei ole kuidagi kommentaar, et kuskil moel oleks halvem, mul lihtsalt ei ole muude haiglatega kogemust. Ja selles ma oskan ainult rääkida, et Pelgus oli nagu, mul on super kogemus seal ja ma arvan, et ma lähen edaspidi ka sünnitama, kui ühel hetkel jõuan selleni uuesti. Lähen ka Pelgulinna sünnitusmaja, sest ma tõesti jäin väga rahule. Nii, teeme korra küsimustega pausi ja ma näitan oma Vinted-i pakke. Nii, mul on siin metsikus koguses asju. Ma tahaks nii teha, et ma näitan asja ja ütlen kohe kõrvale, palju see maksis. Need asjad ei ole selles mõttes korralikult kokku pandud, sest mul enamus asjad on kas hiljuti just kätte saadud ja ma pole neid jõudnud pesta või mul on osad, mis on veel pakkide sees. Ehk siis don't mind me, kui ma neid liidetnäteke siin nagu käkkerdan. Aga üks viimase aja osta või minust ma käisin alles eile seal järgi, oli see, et meil on kodus bemmipoiss nüüd. Ehk siis ma tellisin Byronile pumadressid, need on originaalid ja pusakomplekti. Ja ma võin pildi panna juurde ka, milline ta välja näeb. Nii, ja see komplekt maksis 9,40 ja saab kindlasti, ma ütlen kohe selle ära, Vintedis saab kindlasti odavama raha eest ka asju, kas 2 eurost, 3 eurost, 4 eurost. Aga ma pigem vaatan selliseid asju, mis on nagu väga minimaalselt kasutatud ja pigem nagu näevad nagu uued välja, sest et kui ma seda dressi vaatan, siis ausalt öeldes mul on selline tunne, et inimesed ei olegi seda kandnud või laps ei olegi seda kandnud, sest et sellel on 0 plekki, 0 kulumisjälge. Ma vaatasin paremalt vasakult igalt poolt, et tõesti, see on väga korralik. Ma panen huvi, ma ei tea, kas ma leian, aga ma paneksidki huvi pärast mingisuguse hinna siia kõrvale ka sellele, mis see hind nagu poes võiks olla, kui sa ostad selle. Nii, siis 2 Saara kampsikut, üks on roheline ja täpselt samasugune hall. Ja sama kommentaar nagu nende dressidega. 0 plekki, 0 kulumisjälge, 0 mingisugust väljavinimust, nagu need näevad nii korralikud välja, et ma reaalselt mõtlen, et ja need 2 tükki maksid ka 9,40. Ehk siis äkki ma leian midagi sarnast Saara kodukalt ja saan teile siia hinna panna, et mis need nagu tutikest pealt maksavad. Siin on väga suur kaos. Aga ma näitan tosse. Ostsin 2 tossud ka Byronile. Ühed on Adidase valged tossud. Ma ei tea, kuidas kõige parem näidata on. Niimoodi äkki. Sellised tagant rohelised ja sinised Nike tossud. Lihtsalt sellepärast, et ei ta veel ei kõnni ja ta niimoodi päris seisa ka, et ma lihtsalt panen ta kuskil seisma ja lähen minema, et nii pikalt ta veel ei seisa, natukene seisab, aga lihtsalt ma arvan, et ma pean talle panema jalanõud lihtsalt selle jaoks, et kui ma tahan korragi ta maha toetada või ta tahab minu näiteks toe najal mingid sammud teha või varsti ta teeb need ilmselt ise, siis oleks hea, kui tal on ikka midagi jalas, et ma ei pane teda ju enam sokkis kuskile õue nagu tee peale, vaid on hea, et tal oleks midagi jalas. Need Nike tossud, need on mega head kerged ja ma just vaatan, et oleks pealt selle krõpsuga ja võimalikult palju käiks lahti, sellepärast et muidu ma ei saa ta jalga siia sisse. Need maksid 7 eurot. Ma arvan, et need originaalhinnaga on väga kallid ja need täpselt sama kommentaar nagu need näevad nagu väga tutikad välja. Lihtsalt ma arvan, et ma saan need edaspidi edasi müüa ka, kui Byronile väikseks jäävad väga hea raha eest, et sellepärast ma ei tahtnud nagu väga mingit nagu väga nagu sellises kehvas seisus või sellises nagu veits kulunud seisus osta, sest kui Byron ka neid nagu kannab, siis mul pärast mul on väga raske nendest lahti saada. Ja need väiksed adid maksid 5 eurot.
Siis on siin Neimiti jope, sihuke kevad, sügis, suurus 80, see, ma ei tea, kus ma näitan seda jopet, panen äkki mingi pildid ka, maksis 5 eurot. Nullplekki, ma ei tea, null jälge, et oleks keegi kasutanud üldse, kõik on null. Siis meil on kodus niimoodi, et mina olen tiim Nike ja Tann on tiim Adidas. Ja noh, kui Issil on Adidase komplekt, siis Byronil peab ka olema ja ma tellisin talle ühe väga sarnase komplekti sellele, mis Tannil on, aga siis ma leidsin veel tutika laste oma. Aga siis ma leidsin Vinterist ka veel ühe sellise veits old school'ika. Ma ei tea, kerge kilekas. Mitte ei ole kilekas, ma ei tea, mis materjal see on. Ka originaal Adidas, mitte mingisugune muffel. Ja väike pusa ka, ma näitan kohe pusa ka. Ma ei tea, väga korralik. Ja see komplekt maksis 8 eurot. Mingid üksikuid tooted veel. See on H&M-i kampsun ja selle eest ma maksin 3 eurot. Kuna nüüd ta üha rohkem hakkab ilmselt T-särke kandma, et toas mul pole vaja talle podi panna, siis 2 H&M-i T-särki ka. Ilma plekkideta, ilma, ma ei tea, kulumiselgedeta, ma ei tea, kas keegi nüüd selga pannud need. Ja need 2 T-särki maksid 2,80. Kui jagasin saatmine mingi 2+ eurot, Smartposti mingitel soodukapäevadel on 1,50 ka, siis Vinteris ma pole vist üle 1,50 maksnud. Kas 50 senti või euro 49 on vist kõige suurem saatmine olnud. Siis ma tellisin Byronile 300 Nexti podide komplekti ja mulle Nexti riided väga meeldivad Byronile või noh, üldse laste riietena. Siin on tegelikult 1 podi veel, 2 podi on hetkel, see on kapist võetud ja seda ta juba kandis, selle ma võtsin mustapesukastist aga lihtsalt näitamiseks ja 1 podi oli veel, ma panen see pildi ka. Nexti podid on selles mõttes kvaliteetsed ja nad on kallid, aga selles mõttes mitte kallimad kui Lindexi riided. Et ikkagi nagu mõistlik hind ja need maksid 2,84. Siis mulle väga meeldivad Lindexi need on Lindexi püksid vahvlimaterjalist, mingisugused rebased on siin peal, mulle väga meeldivad need, hea tugev materjal selles mõttes, et ei kulu nii kergesti ära ja nende eest ma maksin 2 eurot. Ma annan Lindexi püksid on muidu mingi 14. Ja siis täpselt samasugused, need on nüüd õiged 80 suurus, samamoodi hea tugev materjal, mingisugused loomakesed, vahvlimaterjal. Mitte ühelgi riidel, ma ütlen kohe, kõik riided, mis ma näitan, mitte ühelgi ei ole plekke ja kõik näevad välja põhimõtteliselt nagu keegi oleks ühe korra selga pannud ja siis kohe pessu ja siis mulle maha müünud. Ja nendes ma maksin 1,50. Tannile ma vaatasin lihtsalt mingeid selliseid korralikumaid särke, millega ta saaks tööl käia ja ma leidsin 2 Ralph Laureni, vist öeldakse niimoodi, polosärki. Üks on siis pikkade varrukatega, hea materjal, mõlemal on väga hea kvaliteetne materjal, need on originaalsärgid, 0 plekki, see on slim fit, see on vist tavaline fit, siin pole kirjas küll, aga custom fit on teine. Ehk siis see on pikkade varrukatega, mõtlesin, et noh, tead, praegu kevadel, et mingi aeg saab hakata seda lihtsalt peale viskama, ei peagi rohkem midagi panema ja see maksis, no see selga pandi juba. Tunnen sellest lõhnaõlist ja see maksis 12,80. Ma üritan leida midagi sarnast lihtsalt siia referentsina kõrvale. Ja teine särk on siis tavaline T-särk. Mul triikimata see lihtsalt. Ma ei oska ühtegi kommentaari rohkem lisada. Ma ütlen lihtsalt, palju see maksis. See maksis 12 eurot. Ma arvan, et tööl käimiseks väga hea variant. Siin on 2 H&M-i dressid. Need olid tutikad. Ühed on siis sellised, mida heleallikad, kreemikad, ühed on siis pruunid. Need olid tutikad siltidega ja maksid kokku 6 eurot. Siis need dressid, vaatasin need ka, ma ostsin suht algusaegadel ka juba nagu praeguse pikkuse püksid. Need olid H&M omad, need on Lindexi omad, mul Lindexi püksid väga meeldivad. Et kui ma näiteks Nextist tellin, siis ma tellin ainult podisid või tudukombasid, aga püksid mulle väga meeldivad Lindexi omad. Ma ei tea, sihuke hea materjal, pehme, mõnus, väga hästi istub ja need olid 2 eurot. Ja siis oli üks dressi komplekt, siin on Lindexi rohelised dressid, Lindexi sinakas rohelised dressid ja Nexti Baby sinised dressid ja need maksid kokku 4,50, seda ma mäletan peast. Palju kraami ja mul on palju kraami veel tulemas ka. Teen platsi puhtaks siit, et saaks edasi minna küsimustega. Võtan oma selle
professori mikrofoniga siia lähemale. Mul on päris palju küsimusi eraldi need ka. Lonks vett. Nii, raseduse sümptomid iga trimester. Mul ei ole väga palju rääkida tegelikult sellest, sest mul olid sümptomid peamiselt ainult esimesel trimestril, milleks oli väga suur väsimus ja mingi hetk, kui väsimus sai läbi, mul oli niimoodi, et väsimus esimesed 3 kuud garanteeritud, tulin töölt koju, magasin, sõin, magasin uuesti hommikuni ja siis paaril päeval 3 kuu jooksul oli nagu kergelt süda paha, aga kordagi ei oksendanud. Hiljem, kui kõht väga suureks kasvas, siis mul tekkis ka see sümfüüsi valu, kus siis kogu see emakas ja kõht hakkab siia 2 jala vahele nii-öelda pressima või vajuma ja see raskusest lihtsalt see vaagn kõik siit alt hakkab valutama. Eriti veel, kui näiteks pikemalt jalutada või sporti teha, sellepärast ma lõpetasin padeli mängimise ka 3. trimestri alguses, sest et me käisime ükskord mängimas, 1,5 tundi käisin padelit mängimas ja mul oli pärast nii valus, et ma vaevu kõndisin autosse nagu. Aga lõpus mul ei olnud ka väga midagi viga. Mul ei läinud käed-jalad paiste, ma ei jooksnud öösiti vetsuvahet 10 korda. Ehk mul ei ole nagu väga mingitest sümptomitest rääkida, kuna mul oli nagu väga kerge rasedus kokkuvõttes. Mul ei ole nagu midagi lisaks öelda. Siis miks keisrilõige, sellest ma rääkisin oma vlogis ja kas oli planeeritud või erakorraline. Ei planeeritud ei olnud ja erakorraline, ta läks kirja kui erakorraline, samas ei olnud veel selline viimase hetke jooksmine, vaid pigem oli nagu aega otsustada, et sihuke, või ise ütleks täpselt sihuke vahepealne, mitte planeeritud ja mitte ka erakorraline. Kui palju rasedusega kaalu juurde tuli ja kui kiiresti pärast lahti said sellest? Ma alustasin rasedust 60 pealt, lõpetasin 69 midagi. Ma arvan, et 60 kilo ma kaalusin tagasi äkki siis, kui 2 kuud oli möödas või 1,5 ma arvan pigem. Mis on isegi hästi, sellepärast et alguses ma ju ei saanud jalutada, et muidu on niimoodi, et kõik naised sünnitavad ära ja siis hakkavad aga eriti veel suvel, kevadel lapsega ringi kärutama, kaal langeb, kõik on rõõmsad. Mina istusin kodus kohapeal, ainult sõin, sest et imetasin. Ma olingi reaalselt väga nagu, mu liikumine oli väga piiratud, pluss kui sul on keiser olnud, siis sa ei saa kohe sporti hakata tegema, aga ma arvan, et äkki ma käisin 1,5 kuud hiljem, juuni alguses oli mul keiser ja juuli lõpupoole ma käisin siis arsti juures. Ja selleks ajaks oli siis mingi 1,5 kuud möödas ja siis pärast seda ma hakkasin tegema sporti ka. Jooksmas käima ja midagi muud ma alguses vist teinudki, jalutamas käima, et sellest nagu alguses piisas. Ja ma arvan, et äkki 3 kuud, ma mäletan augusti lõpus oli mul sõbranna juures üks pidu, tema nagu selle raseduse avalikustamise pidu. Ja siis ma mäletan, et me arutasime seal ühe naisega ja siis ma ütlesin talle, et ma kaalun mingi 54 kilo tolleks ajaks. Kõige madalam oligi 53 midagi. Viimati me kaalusin võib-olla mingi paar nädalat tagasi, siis ma olin ka 54 midagi. Et ma arvan, väga palju mõjutas mu kaalu ka see, et ma alguses esimesed 3 kuud nagu toitusin väga teadlikult, sest et meil oli vähemalt see seos, et kui mina toitusin ilma piimatoodete vabalt ja suhkruvabalt, siis Byronil ei olnud väga gaase ja selle tõttu meil ei olnud ka gaasivalusid. Meil ei olnud gaasivaludest tulenevaid öiseid väga hulle nutuhooge, ikka vahepeal ta niheles ja nuttis, see käib asja juurde. Aga meil ei olnud nagu sellist, no ma tõesti ütlen, et meil pidas see paika, et mida mina sõin, täpselt nii ta ennast tundis. Lähme edasi. Kui suure vanusevahega lapsi planeerite tahate? Teadsin alati, et tahan 2 last väikse vahega. Asjalood on muutunud. Ma tahaks, et Byron nagu saab oma elu esimesed aastad ikkagi liigutab ennast vankris, et ta saab ikka elu esimesed aastad võimalikult palju meie tähelepanu, tegelemist, käimist, elu näitamist talle, tema õpetamist. Ja kui temast on saanud nagu selline suur poiss juba, ma ütleks, et sihuke 4 võib-olla. Ma ei pane mingit piiri ette, kas see on 3, kas see on 4, kas see on 5, me vaatame täiesti jooksvalt. Kui temast on saanud juba selline suur poiss, et ta ise toimetab, paneb riidesse, muidugi minu abiga, ma ei tea, sööb juba ilusti, ma näen, et ta käib ilusti lasteaias, kõik kuidagi mingi rutiin on nagu paika loksunud, siis me mõtleme teise lapse peale. Et pluss ma väga, nagu ma ütlesin, mingi vastusjuures natuke tagasi, ma väga prioritiseerin meie paari suhet. Ehk siis ma tahan vahepeal tuua tagasi selle aja, et me saame võtta praegusest veel rohkem aega üksteisele ja enda tegemistele ilma lapseta.
ja siis tuleme ilmselt selle pereteema juurde tagasi. Ei, kindlasti 10-aastase vahega lapsi ei tule. Minul endal on õdedega 5 aastat vahet. Ma ei oska öelda ju tegelikult, et mis on kokkuvõttes need plussid ja miinused, aga hetkel me kindlasti, Byron on praegu 9,5 kuune juba, et praegu hetkel me teist tegema kindlasti ei hakka ja pigem seda nagu ei push'i. Miks imetamise lõpetasid? Mina ei lõpetanud, Byron lõpetas. Aga kokkuvõttes läks see niimoodi, et hambad hakkasid talle valu tegema kuskil 4,5 kuu paiku. Ma ei tea, kuidas, aga tal oli imetamisvõte valus. Ma räägin, siin ei ole 100% mingit tõde võib-olla 100% selles mõttes võib-olla ei olnud niimoodi, aga see oli täpselt see, mis mina tundsin ja kui ma vaatasin tema käitumist ja arutasin perearstiga, siis see oli see, milleni me jõudsime, ehk siis hambad hakkasid talle valu tegema, kuigi need ei tulnud välja veel, aga nad kuskil kasvasid ja tal oli valus imemisvõtet võtta minu vasakult, tal oli valus minu vasakut rinda võtta, sest et siit tuli raskemalt ja aeglasemalt ja ta keeldus selle rinna võtmisest üldse. Ja päris pikalt niimoodi, et ütleme mingi 3 päeva või 4 päeva ja siis hakkas siit juba üha vähem piima tulema ja üha vähem ja ma pakkusin talle aga rohkem aga seda paremat, mis talle nagu meeldis. Ja 3-4 päevaga põhimõtteliselt see rind sureb ikkagi suht kiiresti välja. Päris äkki 2 nädalat ma toitsin teda niimoodi, et natukene andsin vasakut, võib-olla sihuke 1 kord või 2 korda päevas. Ja enamasti ta võttis kogu aeg paremat ja paremas see piimavool nagu suurenes. Aga ma sain lõpuks aru, et ühe rinnaga ma välja ei vea, tal oli ikkagi selles mõttes suur söögiisu, et sellest jäi talle väheks. Ja ta ei saanud siit nii palju ja nii tihti kätte, kui vaja oli ja ma hakkasin talle pudelit kõrvale andma, sellepärast et ma nägin, et tal jääb kõht tühjaks. Ja ühel hetkel juhtus lihtsalt niimoodi, et ma panen ta rinnale ja ta teeb ja paneb oma suu vastu ja teeb niimoodi. Ja hakkab täiega naerma. Siis ta vaatab mulle otsa. Ja teeb niimoodi 10 korda. Ei võta rinda, lihtsalt ei võta ja teeb niimoodi. Kellele ma seda rinda pakun, nagu miks? Ja alguses ma väga sabistasin, kuidas ma seda piimasegu nagu pakun, et et ikkagi ju võiks seda rinnapiima anda ja mul ju tegelikult tuli, et miks ma siis nüüd ei saa talle seda niimoodi anda 100% ja et kas ma mängin veel midagi välja, ma üritasin seda ühte rinda kas või võimalikult palju nagu elus hoida, et ma pumpasin teda iga 3 tunni tagant. Ja siis andsin talle pudelist ikkagi seda rinnapiima, et ta saaks seda kasulikku, mis siit rinnapiimast tuleb. See ei toimi niimoodi, vähemalt minul ei toiminud, sest et sa ei saa, või mina ei saa ja üldiselt naised ei saa rinnapumbaga nii palju piima kätte, kui laps imetades saab. Siis ka siit piimavool nagu, piimakogus vähenes, piimavool vähenes ja ma lõpuks lihtsalt olin rohkem stressis lihtsalt sellest, et iga 3 tunni tagant pumpan, pesen, soojendan, külmutan seda piima, mis iganes, see lihtsalt ei olnud lõpuks väärt. Ja siis ma läksin alates 6 kuu pealt läksin nagu 100% pudelitoidu peale üle ja ma tegelikult mõtlen tagantjärgi, et miks ma üldse sabistasin. Ma ise olen pudelitoidu peal kasvanud täpselt samadel põhjustel, ma lihtsalt ei tahtnud. Ma käisin veel imetamisnõustaja juures, arutasin temaga, et mis ma teha saan, kas ma saan kuidagi muuta seda, et ikkagi oleksin ikkagi nii kaua, kui ma tahan, et imetaksin nii kaua, kui ma tahan. Ja ta ütles mulle, et ma ei tea, kas see lohutab sind või mitte, aga viimase 2 nädala jooksul, tol hetkel, kui ma käisin siis, ma ei tea, see oli mingi november või detsember või millalgi, imetamisnõustaja juures, ta ütles, et viimase 2 nädala jooksul põhimõtteliselt iga teine naine tuleb, ütleb, et ta laps lihtsalt ei taha rinda enam. Mis on sinu aeg, kuidas investeerid endasse? Minu aeg on, ütleme niimoodi, planeeritud aeg ja jooksvalt võetav aeg. Ehk siis ma käin teisipäeva õhtuti grupitrennis padelis 2 tundi, mis on iganädalane aeg ja neljapäeviti tund aega eratrennis ka padelis. Need on siis 2 sellist aega, mis ma 100% nädalas, see on minu aeg, sinna sõitmine üksinda, trennis käimine, tagasitulek. Lisaks ma üritan planeerida võimalikult palju ja sagedasi või selles mõttes mingisuguse intervalli tagant või mingi aja tagant kokkusaamisi oma sõbrannadega, olgu need siis mingid hommikused brunchid, külaskäigud, kontserdid, ma ei tea, mis iganes asjad. Me üritame ikkagi, või nad tulevad minu juurde, et ma üritan aeg-ajalt ikkagi sõbrannadega catch up ida, mitte kaduda nagu lõpmatuseni ära, on ju. Ja siis on jooksvalt enda aja võtmised, jooksvalt enda aja võtmised, mis tähendab seda näiteks, et ma ei tea, oleme näiteks täna õhtul kodus,
ja ma ütlen Tannile, et mul on tund aega vaja oma asju teha. Ja siis ma mõtlen oma asjade all, neid asju on palju, kas ma tegelen vlogidega, vlogi tegemisega, vlogi editimisega, ma ei tea, Byronile mingite asjade vaatamisega, kas ma tegelen pulmaasjadega või ma tahan mingeid enda asju sorteerida või ma tahan kuskile minna, siis ma üldjuhul saan selle või tahan üksi poodi minna näiteks. See on nagu minu aeg, aga üldjuhul ma olen asjalik, sest ma toimetan veel päris mitmete asjadega siin lapse kõrvalt, et ei ole sellist nagu passimisaega, mul on väga vähe. Ja kuidas investeerin endasse, ongi, ma arvan, sport, mis hoiab mu pea värskena. Ma tahan kogu aeg midagi toimetada, olla tegus. Ma arvan, et see on niisugune endasse investeerimine, et ma läbi selle kogu aeg õpin midagi uut. Ja ma arvan, et see on nagu hetkel nagu kõige olulisem, et ega ma ei saagi nagu väga palju ju teha, sest et noh, ikkagi ma olen ema ja ma olen kodus ja noh, aga ma ikka üritan leida igapäevaselt neid asju, kuidas nagu kas midagi juurde õppida, ma ei tea, mingi uus suund, kuhu ma tahaks liikuda. Ma ei tea, olgu see siis jah, kas läbi mingi vloginduse või läbi Instagrami või läbi, ma ei tea, karjäärialaselt, et mul on ikkagi plaan tagasi tööle minna, mul on vaja teha oma vandeaudiitori viimane eksam ära, et ma ikkagi läbi selle üritan nagu nii-öelda endasse investeerida. Kui suur elumuutus on lapse saamine? Väga suur. Kui keegi ütleb sulle, et oo, lapse saamine on nii suur elumuutus, sa oled mingi jaa, ma tean. Siis see on suurem, kui sa oskad arvata. Kuidas sa sünnituseks valmistusid? Käisin nimetamise loengus, käisin väikelaste esmaabis, Tanniga mõlemad käisime ja äkki käisin mingi sünnituse loengus ka ITK-s, kus räägiti, et noh, kui hakkavad tuhud, mis asjad sa võiks pakkida, tuled haiglasse, nii ja naa. Mul oli mingi kursus ka ostetud, ma natuke vaatasin seda, aga ühtegi raamatut ma ka ei lugenud, nii et kõik õpid nii käigu pealt, kõik asjad tehakse sulle haiglas selgeks, mida ei tea, guugeldasin, küsisin kellegi käest, noh, palju sul vaja teada on. Imetad, kuidas last pesta, tema eest hoolitseda, kõik õpetatakse haiglas, kõik olulise asja edaspidi, noh, käid ju perearsti juures kogu aeg nii tihti, et kõik sealt räägitakse, ma ei tunne mitte midagi, et mul oleks puudust olnud. Oled väga heas vormis, aitäh. Kuidas tagasi vormi said? Ma ei tea, kuidas see juhtus ise. Aga ma arvan, et teadlik toitumine esimestel kuudel, piisav liikumine õues, noh, suvel, sügisel, talvel muidugi vähem ja niisugune vaikselt tagasi trennirütmi saamine, ma arvan. Aga ma praegu nende küsimustega lõpetan. Mul on 1, 2, 3, 4 vinterdipakki veel, mis ma tahaks avada teiega koos ja siis tõmbame selle vlogi otsad kokku. Nii. Need on need viimased pakid, mis ma täna hommikul just tõin. Nii et, issand, riiet läbi nüüd. Ma ei mäleta ise ka pooli asju, mis ma olen tellinud, nii et väga tore vaatamine. Nii, siin on üks Nexti polosärk. Mõtlesin, et ma üldjuhul teen niimoodi, et ma vaatan Byronil nagu paar sellist riiet, nüüd eriti veel, kui ta on nagu suur poiss juba, ma vaatan talle paar sellist hilpu, mida ta saaks kanda nagu kodust väljas. Ja siis mul on riided enamasti, mis on kodus kandmiseks. Ennem, või noh, siiamaani tegelikult oli niimoodi, et mul olid kõik podid ühes kohas ja siis me need Tanniga võtsime, panime talle selga, kuniks ühel hetkel ma vaatasin, et okei, kõik podid on plekiga, et mida ma talle selga panen siis, kui me läheme kodust välja. Või noh, lähme sünnipäevale või kuhugi, et tahaks ikka mingi puht asja panna. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma tellin talle nagu mõned suhted viisakamad riided, et noh, tead ikka, meil tuleb äkki mingi tore pildistamine, meil on plaanis siin, on ju, et siis ma saan talle midagi viisakamat selga panna ja kui tal minisünnad on. Nii et ma kohe ütlen, see pluus maksis 2 eurot. 0 plekki, 0 kulumi selge. Nii. Ma tellisin Nextist uued podid ka suuruses 80 ja siin on tähekestega, mõmmidega valge. Ja need maksid 8 eurot 3 podi. Nii, järgmine. See on H&M-i fliis, suurus 74, ma arvan, see on täpselt praegu paras kanda. Väga mõnus, ilmaga putsita, mulle väga ei meeldi need kaputsiga asjad tegelikult, sest et kuidagi segavad, eriti veel, kui tal on nagu müts koos salliga peas. Kuskil jopa alla, väga mõnus eestlukuga, perfect. Ja see maksis 1,80. Ja viimane pakk. Nii,
Lindeksi juppe igatahes. Suurus 80, no see on natukene suur talle praegu. Trukkide pealt on natukene see värv ära kulunud, aga see on suht väike asi. Aga mõtlesin, et ma tellin talle sellise natukene viisakama juppe. Noh, tead, et kui see sinine, mis ma enam näitasin Nexti oma, see on selline nagu, noh, siuke casual, kui me läheme näiteks Maximusse, on ju. Aga noh, kui me läheme sünnipäevale, siis me paneme viisaka juppe sellega. Viisakas juppe maks 4 eurot. Nii et praegu on pakid otsas. Mul tuleb palju pakke veel jooksvalt kogu aeg. Siin tead, seda vaja ja seda tahaks. Ma olen päris palju mänguasju ka palju nendega tellinud Vinterist, aga ma ei hakka praegu näitama, muidu see vlog läheb, ei jõua jälle liiga pikaks. Tõmbame selle vlogi kokku. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba jälle järgmises vlogis. Tšau!